I, S, S, I, I, S, E, E, L. No ma ei tea, mis siis veel? Käsipallipealinn Põlva. Väikelinn, kus inimeste süda tuksub pallimängu rütmis. Ilmselt ei leidu Põlvas ühtegi spordisõpra, kes ei teaks teed mesikäpahalli või kelle kapis poleks punase-valge värvilist särki. Mina olen Laura Kalam ja tänase Mis siis veel saate pühendame käsipallile. Pikad traditsioonid, asjaarmastus, töökus, sihikindlus ja fanatism. Need on märksõnad, mis iseloomustavad Põlva käsipalli. Kuidas on juhtunud aga nii, et just Põlvast on sirgunud kõige sitkemad mängumehed, kes teevad ilma nii kodumaal kui ka laias Euroopas? Uurisin Põlva Serviti peatreenerilt Kalmer Mustingult, kust said väikelinna käsipallitraditsioonid alguse ning kuidas kogenud treener ise alani jõudis. Omal ajal Nõukogude ajal 70. alguses on lihtsalt sellisel ülikoolis õppivad inimesed, siis olid suunamised, kui inimene lõpetas ülikoolis, need suunati esimeseks paariks aastaks otse tööle, kas sa siis sattusid Põlvasse, sattusid näiteks Narva või hoopis Sillamäele. Tollel ajal siis paar esimest treenerit, Jüri Ristna, Johan Ott, keda siis suunati Põlvasse. Johan Ott on hoopis Lääne-Virumaa juurtega, et kuna olid ka vastavad kujud inimesed, kes olid sellised aktiivsed ja fanaatilised, puhusid siis Põlvas selle ala nagu käima ja sealt selline hästi pikk traditsioon on järjepidevalt edasi läinud, ta pole katkenud ja võib-olla ongi see Põlva õnneks, et kogu aeg on nagu, ütleme, et kui ka ühed on ära läinud, üks treener on ära läinud, kogu aeg on see sama mees hoolitsenud selle eest, et keegi võtaks selle teatepulga üle, et võib-olla selline asi on ka väga, väga oluline selle Põlva traditsioonide, käsipallitraditsioonide kujunemisel. Kuidas teie jõudsite käsipallini? No mina jõudsin põhimõtteliselt samamoodi, et just treenerina, et ma olen ise maalt Põlva rajoonist, Põlva maakonnast, tollel ajal rajoon siit 13 kilomeetrit eemal Moostest nagu pärit. Aeg oli selline, kus spordisaal ei olnud, kus kõiki spordialasid põhimõtteliselt viljeleti õues. Ja aeg oli selline, kus kõik noored tegelesid kõikide spordialadega, mida oli võimalik teha, alates jäähokist lõpetades, võrkpall hästi populaarne, võib-olla sellised spordialad nagu korvpall ja tollel ajal väravpall, neid oligi nagu raskem mängida, neid mängitigi vähem, sellepärast et varustus, ütleme, korvirõngad, neid ei olnud kuskilt otsast nagu saada. Et ma olen ise siis, nagu ma ütlesin, siit Moostest pärit, aga kuna korraldati igasuguseid pioneeride mänge ja igasuguseid spordi selliseid asju ja erinevatel spordialadel, siis kõike sai proovitud ja ühel hetkel seesama Johan Ott ütles, et kuule, sa oled päris piisavalt andekas, et tule siia Põlva rajooni koondmeeskonda ja siis sai juba nagu siin Põlvas hakatud treenis käima, hiljem ülikool ja peale ülikooli 89. aastal Põlvasse tagasi. Ja siis juba hakkasin ka Põlva meeskonnas mängima ja jutt oli teatepulkades, siis 93. aastal seesama mees, kellest ennem rääkisime, Johan Ott, lahkus Põlvast ja ütles, et tead, Kalmer, et sa võiksid olla see mees, kes võtab ka noortegrupi ja hakkab seda käsipalli asja siin tema kohta nagu täitma, tema asemel edasi viima, et sellist traditsiooni nagu jätkama. Mis tunnes oli, kui see teatepulk nii-öelda edasi anti? Kas oli ka selline aukartus, et nüüd on selline suur koht vaja ära täita? Pigem ei olnud, et sellest on nii palju aega, aasta oli 1993, ma olin tollel ajal 29-aastane, et pigem oli selline, et okei, et kui tuleb, siis tuleb ja siuke esimene aasta ja võib-olla ka 2 aastat treenerina, siis see oli rohkem nagu selline mäng, et mängisid ise poistega kaasa, treenis on ja endale meeldis joosta, hüpata ja palju mängisime nagu jalgpalli nagu treeningul, et ei olnudki nagu esialgu üldse seda visiooni, et kuidas seda käsipalli siis nagu neile õpetama hakata, aga siis tulid juba esimesed võistlused
ja siis juba hakkasid nagu mõtlema, et kuidas nagu edasi toimetada ja et sellist tunnet ei olnud, et et hästi suured, ütleme, kingad, kuhu sisse astuda või mingi siuke hirmu äratav, et Põlvas oli teine treener, staasikas treener Tarmo Volt veel olemas ja kellel olid vanemad grupid ja mul oli nagu selles suhtes oli lihtsam. Kui te võrdlete toonast aega ja nüüd praegust, kuidas on varustus ja riietus ja kõik see selle ajaga muutunud? See on nii kõvasti muutunud, et ma võin kõige sellised, kui me räägime just sellest 90ndate algusest, siis kõige võib-olla selline kardinaalsem muudatus on ikkagi spordibaasis. Tollel ajal oli meil siin Põlvas 2 väikest saali, üks oli, kus praegu on riigigümnaasium, endine Põlva põhikool. See oli selline trööstitu saal, ma ise töötasin, siis andsin oma treeningtunde seal. See oli, valgustus oli hästi pime, saali põrand oli veel siuke, kohati oli vaatad nii, et läbi ei kukku mõne koha pealt jalga, et oli ka selliseid juhuseid, kus poiss hüppas ülesse, noormees hüppas ülesse ja kukkus ja lauakene läks kuskilt alt katki ja kogu see riietusruumide asi ja see oli ikka selline päris karm, aga sport oli hästi populaarne, lapsi oli hästi palju, kuna muud tegevust ju ei olnud, sest kõik lapsed olid isegi tollel ajal, 90ndate alguses, keskel ja isegi 90ndate lõpupoole, olid ju põhitegevus oli õues. Ja kui sa pakkusid neile veel talvel näiteks alternatiivi sügisest kevadeni, et saab nagu võimlas palliga nagu asjatada, siis oli see okei, et täna meil on spordibaas, mesikäepall, riietusruumid, kõik on hoopis teisel tasemel, seda juba pikka aega, 12 aastat on mesikäepall valmis, õigemini juba 13 ja kui me vaatame nüüd veel inventaari, pallid, kõiksugu abivahendid, ma mäletan seda pallide osagi, see pallide osa oli nii, et vaatad 3 peale pall, 4 peale pall, palli kvaliteet, rääkimata, ma ei tea, igasugustest abivahenditest, tõketest, topispallidest, hüpitsatest, igasugustest redelitest, asjadest, mida tänapäeval on võimalik võtta, meditsiini pool, see puudus täielikult, eks ole, et see on, ütleme nii, et selle 20 ja rohkem aasta jooksul, peaaegu 25 aasta jooksul, siis on hästi kardinaalselt see pool muutunud ja et tänapäeval, nüüdsel ajal on noortel ikkagi väga hea sportida. Järelkasv on iga spordiala juures võtmesõnaks. Traditsioonide kandmiseks peab leiduma aga piisavalt noori huvilisi ja ka treenereid, kes ühel hetkel teatepulga haaraks ja juhtimise üle võtaks. Kuidas on lood Põlvas? Muutunud on väärtused eelkõige selle põhjal, et kui me rääksime siin 90ndatel kuni 90ndate lõpuni, isegi ka 2000, ütleme algusaastad, oli lihtne noori ümber enda, oluliselt lihtsam oli noori ümber enda siduda, sest nende vajadused olid väiksed, kui sa seal veel suutsid näiteks leida mingi toetaja, öelda, et meil on nüüd sellest aastast näiteks lühike särk ja lühike püksid ja kui veel pikk dress tuli näiteks, et te saate selle, et noored olid valmis põhimõtteliselt terve suve suga koos töötama, ütleme sellist, et sellist asja, et ma pean nüüd kuhugi tööle minema või ma pean mingit teist asja tegema või ma ei tule trenni või seda oli hästi haruharva. Aga praegusel ajal suvel üritad näiteks lapsi, noori, 16-aastasid nagu rohkem tööle saada, tööle selles suhtes spordi mõistes tööle, et nendega rohkem töötada, ette valmistada järgmiseks hooajaks, võib-olla viia läbi sellist füüsilist ettevalmistust, siis hakkavad põrkud igasuguste teemadega kokku, et ma lähen Soome tööle, ma lähen siia tööle, mul on vaja seda teha, mul on vaja seda teha ja seda on ühesõnaga leida sellist just nagu võistkonna alana, et leida sellist fooni, et sa suudad terve meeskonna nagu ütleme tolleaegselt sealt 15 aastat tagasi panna nagu koos treenima, siis see on hästi keeruline, oluliselt keerulisem, mitte muidugi võimatu ülesanne, aga aeg on muutunud ja noortel on palju võimalusi ja võib-olla siuksed ka hästi selgelt, võib-olla tänapäeva noored on ka natukene muutunud selles suhtes, et
kui ta on juba 16-aastane, 17-aastane, siis ta on ikkagi väga palju enda jaoks selgeks teinud, et mida ta edasi tahab teha, et kas ta just selle spordiga nii palju ennast siduda tahab ja et võib-olla seob küll, aga oluliselt vähem. Ühesõnaga need suunad on nagu, edasised suunad on nagu võib-olla oluliselt rohkem paika saanud. Te mainisite, et 90-ndate lõpul oli see järelkasv tohutu, et noori tuli palju peale. Kuidas näiteks sellel hooaja algusel tundus, et kas noori on piisavalt? Kõik nagu, mis puutub Põlva, ütleme, järelkasvu, siis see tegelikult arvuliselt sellised mõned näited, see on ju peamiselt sõltuv sellest, kui palju meil on lapsi. Eks kui me räägime selle 90-ndate keskkohast lõpupoole, siis ainuüksi selles Põlva põhikoolis õppis 600-700 last. Seal mõnel aastal oli 700 peale tippaastatel, aga 600 oli selline stabiilne sellises keskkohas. Teises koolis, praeguses Põlva koolis, siis vahepeal ta oli siin gümnaasium, eks ole, ühisgümnaasium, selles õppis kogu aeg üle 1000, 1100 õpilast. Lisaks tekkis meil ju mammast, eks ole, et see laste arv oli raudselt seal 2000 kandis või sinna, kas ta 2000 täis oli. Täna on meil koolide arv alla 1000 ja oluliselt, see on ju 2-kordselt väiksemaks muutunud. Et rääkida, et see võimalus on sama, et nii palju lapsi oleks nagu tollel ajal, see kindlasti ei ole, aga ei ole veel kõige hullem ja see aasta me avasime ka spordikoolis uue lastegrupi ja huvilisi on esimese klassi lapsed, et igal aastal on grupid ikkagi täitunud ja saame oma tööd jätkuvalt edasi hästi teha. Milline teie üks tavaline päev välja näeb? Kui palju teil trenn on? Mina olen täiskohaga treener ja ainult selles valdkonnas töötan, et paljud treenerid nagu käivad koolis õpetajatena siis nagu põhitööna tööl ja siis teevad selle kõrvalt nagu treeneritööd grupiga või 2-ga, siis minu tööpäev on selline, et põhimõtteliselt kella 2 alustan, kui lastel nagu kool lõpeb, võib-olla kõige noorematel, mis minu grupp on 5-6 klass, 2-3 alustan ja siis kuni täiskasvanuteni ehk siis servitini õhtul välja, enne 9 siis nagu lõpetan. Ütleme nii, see on normaalne tööpäev nagu tavalistel inimestel. Kuidas on lood aga noorte treeneritega? Selleks, et traditsioon edasi kanda, oleks vaja ka lisatreenerite jõus? Jaa, sellele oleme mõelnud ja sellega on tegeletud, et alates eelmisest aastast hakkas meil noore treenerina esimest, nüüd juba teist hooaega tegutsev Henri Sillaste, kes meil mängib Põlva Serviti meeskonnas, kes ise on Eesti rahvuskoondise liige, et tema tegeleb meil siis praegu esimese ja teise klassi poistega. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli magistratuuri, tal on treeneri kutsed veel eraldi läbitud, kõik need alaliidu ütleme, poolsed nõuded ja ma loodan, et nagu me rääkisime, sest teatepulgast jutu alguses, et üks mees on selle teatepulga saanud jälle edasi ja et kindlasti ei jääda ka viimaseks, et üritame seda pulka veel nagu kellelegi edasi anda. Õiged spordifännid tunneb ära siis, kui nad on võistkonnale 8. liikmeks väljakul, ehk kaasaelajateta oleks sport mõne grammi võrra vaesem. Mesikäppahalli punaseks värvunud tribüünid on aga märgiks, et omadele elatakse siinkandis kaasa. On olnud aeg aastas seal 2006 kuni 2010, kus põhimõtteliselt iga mäng oli saal pilgeni täis, kas just pilgeni, aga päris niiviisi korralikult täis ja rahvusvaheliste mängude ajal oli selline aeg, kus ei tahtnud rahvas nagu saali ära mahtuda. Tänaseks päevaks on meil eluolu kindlasti oluliselt muutunud, et nagu me rääkisime, et meil on rahvast vähem, oluliselt rahvast vähem siin linnas, mitte ainult selle taustal, et meil on neid noori vähem, aga kui noori on vähem, on meil ka kogu rahvastik nagu vähenenud, et tänasel päeval kindlasti on saalis oluliselt vähem rahvast, aga need tulihingelised poolehoidjad, fännid, kes on jäänud, need ikkagi elavad kaasa, aitavad võistkonda kõvasti ja siin veel mõned hooajad tagasi oli ka uus nagu tõus jälle, fänninduse tõus ja sellised initsiaatorid tekkisid võib-olla siin 3 hooaega tagasi ja proovisid nagu hästi kõvasti seda veel
uuesti nagu õitsele lükata, aga noh, kõik asjad pole õnnestunud, aga ma arvan, et see nagu kogu elu käib, et üles-alla ja ega see teema on samasugune, et peale sellist langust tuleb jälle tõus ja et ma loodan nagu parimat. Ja nüüd lõpetuseks vaatame veidi üldisemalt, et 92. aastast on käsipallis Eesti meistrivõistlusi peetud ja peamiselt see nii-öelda heitlus käib ikka Põlva ja Kehra vahel, küll on üks peal, küll on teine peal. Et kuidas see domineerimine Eesti käsipallile mõjub, et siin Viimsi ja Viljandi nüüd mingil hetkel saab selle nina jälle vahele, aga siis lüüakse jälle nina eest kinni. Jah, see on olnud selline huvitav selles suhtes, et huvitav aeg, et 90-ndatel sealt, kui me räägime 92. aastast, noh, ma ise olin sellel ajal mängija, ma 89-ndast olen nagu servitis mängima hakanud, et siis oli nagu Kehra hästi kõvasti domineeriv, et me küll jõudsime mõnel aastal sinna finaali ka, aga noh, Kehra oli sellise suure hegemooniaga, ikka võttis kõik aastad järjest ja meie jõudsime üldse põlvalased esimest korda tiitlini 98. aastal, et see võttis meil tegelikult üle 10 aasta seal kõvasti aega, kui me meisterliigas mängima hakkas meie võistkondaga, 92. aastast on siis Eesti Vabariigi meistreid selgitatud, eks ole. Et ja sinna sisse siis 90-ndate lõppu eksisid ära mõned veel sellised 90-ndatel mõned tiimid veel, kes said meistertiitleid nagu Valga näiteks, siis minu arust Tallinna võistkond, keegi võttis sealt veel ühe tiitli, siis 2000-ndast alates ütleme, on hakanud domineerima Põlva päris kõvasti, et Kehra on ka sealt üksikuid tiitleid sealt näpsanud, Šokleid Boys moodustati, vahepeal on ka üksikuid tiitleid näpsanud, aga ütleme selline see vastupidine soon on hakanud nagu tekkima, kuigi Kehra on siin kõvasti üritanud ja vahepeal ongi neil olnud selline eesmärk ainult, et kuidas saaks nagu Põlvat edestada, et ei ole need rahvusvahelised mängud nii olulised olnud, pigem see Eesti-sisene konkurents on neid nagu rohkem paelunud. Aga noh, nüüd on jah, ütleme siin viimased 2-3 hooaega on ka Viljandi ja Viimsi üritavad kõvasti, aga ei ole õnnestunud, et noh, et selle küsimusele nagu sellist otsest vastust ei ole, et miks see on nii olnud, aga kui ma vaatan nagu siis seda, et noh, Kehral oli hästi palju võimalusi just 90-ndate seal keskel, neil olid juba siis välismängijad, neil oli väga palju üle Eesti nagu komplekteeritud, see komplekteeritus oli tegelikult niivõrd hea, teised üritasid kõik ja aeg-ajalt nagu me rääkisime ka mõnel aastal kellegi nagu üritus õnnestus, aga siit jah, ütleme see hästi pikk traditsioon, mida meie oleme siin Põlvas nagu teinud, et see hakkas nagu vilja kandma sealt nagu 98-ndast ja siis nad sealt poolt edasi ja noh, viimastel ütleme alates sealt 2006. aastast, 7. on nagu tegelikult meie töö nagu kõige rohkem nagu seda vilja kandnud, et ega ütleme niiviisi, et meil on olnud võib-olla üks põhjus, miks ka see kõik on nii olnud, on see, et meil on olnud aastakäikude kaupa tiimid, noortetiimid, aastakäikude kaupa igalt poolt on meile esindusvõistkonda tilkunud kas siis paar mängijat, 3 mängijat, mõnest vanuseklassist ka rohkem, eks see järjepidevus on ka olnud väga suur, noh lisaks alati peab nõustuma sellega, et me oleme ka kasutanud välismängijaid, et see kompott kokku ilmselt ongi olnud nendele teistele tiimidele, kes siin ka kõvasti nagu Eestis proovivad selle tiitli eest heidelda natukene üle jõu käivad siiamaani. Et see see ongi selline ja kuna meil on ka suhteliselt stabiilne Põlva käsipallist rääkides stabiilne selline majanduslik pool, eks, siis ei olegi vastastel olnud tegelikult meiega lihtne heidelda. Ja see nii-öelda kompott on taganud ka selle, et Põlva on teinud nime ka nii Balti riikides kui ka Euroopas? Jaa, kindlasti jah, selle koha pealt kindlasti, et kui me võisime siin hakata rääkima selle alates 2000-test, näiteks noortega läksid kuhugi välja, vahet ei ole Leetu, Läti, Soome, Rootsi, veel mõnda Euroopa riiki, siis ega meid ei teatud nagu palju. Täna lähed siis juba teised treenerid tulevad, Põlva tuleb, no ja te ehitlete kindlasti esimeste kohtade eest, ükskõik kas või noortevõistlustel, et ka Venemaal tuntakse meid hästi, ja rääkimata Valgevenest, kus me oleme palju kordi käinud ja seal on ka imestatud,
et kui me Minskiga heitleme, et nii noorte kui täiskasvanutega, et palju seal Põlvas elanikke on, 10 000, meil on 5 miljonit ja mängud ei ole alati ette teada, et Minsk võidab. Pika ja eduka traditsiooni sünniks on vaja vaid ühte juhust, mil käsipallifanaatikud omal ajal Põlvasse suunati. Seega on Põlva Serviti käsipalliklubi ehe näide sellest, et suurte tegude jaoks ei ole ükski inimene ega linn liiga väike. Te kuulasite saadet Mis siis veel? Mina olen Laura Kalam. Kuulmiseni. I, S, I, S, E. L. No ma ei tea, mis siis veel?